Tere jälle. Nüüd ei ole tükimat aega ühtegi videojuppi suutnud teha, sellepärast et lihtsalt kõigi muude asjadega on olnud kole kiire. Et sellest plaanist selle pagiga nüüd jõuda sinna Pauska EM-ile kahjuks ei tulnud midagi välja. No sellest räägib hiljem pikemalt, et mis selle taga võib-olla oli, aga tänaseks päevaks on nüüd ta lõpuks valmis saadud. Ära stenditud autoga ka esimesed prooviringid tehtud. Nii et kõik peaks olema suhteliselt hästi, siin on mingisugused pisiasju võib-olla veel natukene nokitseda, aga niimoodi põhimõtteliselt on see masin nagu valmis. Et järgmine samm peaks olema see, et minna tagasi võistlema kuhugi. See ei olnud muidugi ainuke asi, millega ma tegelesin, et siin on olnud mõni kliendi auto, mida on vaja teha, mis on omajagu aega võtnud. Ja on vaja olnud ka siis töö pärast natuke reisida ja nii edasi. Ja võt sellepärast ei ole siis videosid jõudnud teha vahepeal. Aga parandaks selle vea nüüd ära. Ja näitaks, enne kui me jõuame siin nende teemadeni, et mis sellest autost nagu täpselt saanud on, vaataks ikkagi selle tehnika teema üle. Et vaataks, mis sellel autol, kuidas see ehitus tal ikkagi veel on. Ja millest me ei ole rääkinud, on siis veermik. Veermik, vedrustus, käänteljed ja nii edasi. Et vaataks selle siin üksi pulgi üle ja räägiks juurde, et miks sellel autol on ta nii tehtud ja mitte teisiti. Siin on seda auto esimest vedrustust nagu tervenisti näha. Esimene katte on ära võetud, see tähendab seda, et amordid on näha, nookurid on näha, käänteeljed on näha, õõtsad on näha. Et kui lähemalt vaadata, siis tegemist on siis topeltõõtsadega vedrustusega. Autol on 4 vedu, siit jookseb ka veovõll läbi. Siis, mis siin on siuke eripärane on see, et siin ei ole otse ei ole amorti vahele pandud, vaid see amort on siis siin üleval auto peal siis selle esimese kapoti all peidus. Siin on tehtud ta sellepärast, et need esimesed amordid, see on esimene asi, mis pihta saab, et kuskil läheb nügimiseks või mingisugune konkurentidega või seinaga kokkupõrge aset leiab. Et siis oleks amort kõige kallim asi, mis siin kohe viga võib saada. Ja ega see kivirahe ja lendav liiv ja kõik muu, ega see ka amordile hästi ei mõju. Et sellepärast on nähtud tegelikult päris palju vaeva ja ta siia sisse ehitatud. Ja koos sellega on võimalik see amort natuke lühem ka teha. Mis on veel võimalik? Siin asub üks nookur. Seda nookurit on vaja sellepärast, et see muudab siis selle ratta poolt tuleva liikumise, siis keerab siis see amordi peale. Aga see ei ole mitte ainult sellepärast, et ta selle jõusid üle kannaks, vaid need nurgad on siin selliselt tehtud, et ta mingil määral siin ka siis progresseerub. Ehk siis nookur ise keerab seda vedrustust natukene jäigemaks. Et see võiks ka päris hea olla. Et me ei ole vaja kasutada mingisugust muutuva jäikusega vedrusid, siis topeltvedrusid või midagi siukest. Ja koos selle vedru, põhimõtteliselt kui oleks siuke muutuva jäikusega vedru, siis ju amort ise ei muutu, aga siin on siis läbi selle nookuri läheb siis see amort ka mõjub siis sellele rattale, läheb siis kaasa siis jäigemaks koos selle vedrujõuga. Siin on ta hästi peidus ja ma olen siin küll sõitnud ära tervet seda nurkasid küljest, ilma et amordiga midagi juhtuks. Ja eks see vist ole kõige rohkem pihta saadav asi on see esivedrustus. Sellel autol on need õõtsad siin suhteliselt jämedad tehtud, et kunagi, kui ma seda arvutasin, mis jõud siin mõjuvad, siis tegelikult saaks ta nagu tavasõidu jaoks või ütleme siis nagu võistlustel mõjuvad jõud ei ole nii suured, et tegelikult võiks peenema teha.
aga siin hakkab rolli mängima see, et kui kellegagi stardirüsinas kokku saada, et siis on, selle pärast peab ta tegelikult tugevam olema. Et kui siin mingisugune väike kokkupõrge toimub, et ta kohe puruks ei läheks. Et mul on olnud siin vanema varajasemalt autoga juhtunud seda tihtipeale, et kõik muidu oleks nagu hea, aga väike müks stardis ja mingisugune õõts on puruks ja ongi kogu lugu. Et sellel autol sai ta nüüd veidikene jämedam teha. No nüüd oli ka muidugi see võimalus, et oli see võimalus jämedam teha, et kui meil ennem oli mul kasutusel see Volkswageni mootor, siis see muutis pagi enda nii raskeks, et ega mul oli vaja igalt poolt kaalu kokku hoida, et ta nagu väga palju üle kaaluks ei läheks. Et sellel autoga on nüüd oluliselt lihtsam, see mootor on hästi kerge, mis siin peal on. Selle võrra saab siis kõik muu nagu natuke jämedama ja tugevama teha. Et ei pidanud nii palju kokku hoidma. Mis siin veel on? Okei, see amort, et ta seal üleval on ja hea on meil see ka, et tegelikult siin on ruumi päris vähe. Et see amort võtaks oluliselt rohkem ruumi ja siis ei oleks võimalik seda amordi otsa panna nüüd nii hea koha peale, nagu ta siin all on. Et niipea kui neid siin kõrvasid kuhugi nihutada, siis tükib ta hakkama siis seda kiiget painutama ja mul on olnud nüüd võimalus teha ta kiiged niimoodi, et mul on esimesed alumised kiiged on mõlemal pool ühesugused. Nad on täpselt peegelpildis, et ma võin keerata siis vasaku paremale ja parema vasakule ja täpselt sümmeetrilised. See annab mulle selle eelise, et ma saan, esiteks on mul tagavarajuppe siis vähem vaja. Et kui mul mitu tükki ühelt poolt otsa saab, siis mul on teise poole omad sobivad, aga siin on ka veel see, et seda kiiget on lihtne teha. Kiige jaoks on ainult üks konduktor vajalik ja ongi olemas. Et tema, ütleme see kiige kuju on lihtne. Lihtne on vaadata, kas ta on, ütleme, kui ta pihta sai, kas ta on kõver või ei ole. Et tegelikult seda ei saa ka, ei ole mõtet alahinnata, et kui ütleme päeva jooksul on siin mingi 5-6 starti, et kui mingisuguse stardist tulla või ütleme sõidust tulla ja mingisugune nügimine toimus, et siis peale vaatamisega on selge ja see kiige on nagu oma ehitused hästi lihtne, et neid on väga lihtne teha, nad on igatpidi nagu nurgad on võrdsed igatpidi, et ei ole mingisugust, ütleme nii, et ma olen näinud, mõnel masinal on küljes väga-väga keeruliseks läinud kiige. Et see on esimene asi, mis pihta saab, et tegelikult kogu see veesimine veermiku mõte, kuidas see tehtud on niimoodi, et jääks alles see käänteili tegemine on, see on kõige kallim ja keerulisem detail siin võib-olla. Kõik need rattaflantsid ja kõik muu. Et kui siit saab pihta midagi, et tegelikult esimene asi, mis siit järgi peabki andma, on siis need kiiged. Kiiget on asendada kõige lihtsam, seda on pärast teha kõige lihtsam. Ideaalne oleks see, kui käänteile juurest jääksid kõik asjad terveks ja neid saaks uuesti kasutada. Kääntelg ise on mitmest tükist kokku tehtud. Ta on tehtud nimelt sellise samamoodi hästi lihtsa kujuga. Käänteilid on mul ka mõlemal pool kasutatavad. Et siin on näha tegelikult, et see õlakas, mis siin küljes on, et see on siin pollitud. Kui ma selle pollitud õlakasid lahti võtan, siis ma saan ta visata ümber ja teisele poole kasutada samamoodi. Kõik need kinnituskohad, mis hoiavad kinni näiteks piduri supporteid, need on omavahel mõlemal pool kasutatavad ja sama auk teisel pool, kui ta tühjaks jääb, siit on näha, et on siis need poritiiva kinnitused. Et see käänd on üritatud teha hästi lihtne, et seda oleks lihtne CNC-pingis teha ja et seda oleks lihtne vahetada ja tal oleks, ütleme, üldse, ta oleks, ütleme, võimalikult robustne ja lihtne. Siit oleks kääntelgedest oleks tõenäoliselt mõne grammi siit saanud maha veel freesida, et ta on mul
natukene isegi liiga jäme, aga auto on ilusti kaalus, et mul ei ole siit päris viimaseid gramme mõtet maha ajada. Kunagi kasutasime esimeste käändade juures ka selliseid asju nagu, ütleme, oli see plekist tehtud üleni. Aga siis oli mul see teistmoodi, et mul ei olnud pidurid rataste sees. Et siis olid mul pidurid, olid siin esimese tihvri küljes mõlemal pool. Ja noh, selle eelis oli ka, et piduritorusid ei läinud ratta sisse. Suhteliselt puhtas keskkonnas siin töötasid need esipidurid. Noh, probleem oli muidugi see, et jahutus ei olnud neil kuigivõrd hea ja väga suurt ketast ei saanud ka kasutada. Ja aga senimaani nad toimisid. Nüüd selle mootoriga, mis mul peal on, kuna see on pisik väikse kubatuuriga mootor ja see väga hästi ei pidurda mootoriga, et siis on vaja pidurid ja peale neid esimesi katsetusi selle uue mootoriga siin paar aastat tagasi selgus, et ega sellega ei ole, ütleme, nende piduritega kahjuks sellisel kujul ei ole midagi teha. Noh, seal võimeldas ka see, et see saani mootor ei pidurdanud selle softi pärast juba. Nüüd on olukord tegelikult natuke parem, aga igal juhul sai need pidurid siia ratta sisse toodud. Siia said nad tehtud palju suuremad, kui nad siin tihvri küljes olid. Ja said ka supportid kõik uued pandud. Kasutatud on siis siin mootorratta supporteid ja nendega, need on kah suhteliselt siuksed jäigad ja nendel on üks eelis veel, et on suhteliselt odav ka. Et neid saab siin, ma ei tea, mõnikord trehvab 150 € paar. Ja tegemist on Brembo siis väga ägeda jäiga supportiga, mõõdu poolest annab ta täpselt välja niimoodi, et siin ta toimib. Nii ees kui taga on samasugused. Kui ma selle väga puruks sõidan, siis temast nii üli väga kahju ei ole, ma saan üle, ütleme siis minema visata järgmise panna siia jälle. Et ei ole kasutatud mingisugust väga võidusõidu detaili, mille tükihind on kole kallis ja millest tuleks nagu väga kahju. Piduriketas on ise välja lõigatud. Cantelg on tehtud siis alumäkist ära nodeeritud pärast. Siin meil üks tubli CNC mees on selle ilusti välja freesinud. Need on mul mitu tükkiga tagavaraks ka tehtud. Üleval all on sellised punnid treitud, mis on tugevast terasest, need on vahetatavad. Ehk siis see võiks olla tugev ja hea. Noh, kui seda kunagi tulevikus tahta kergemaks teha, siis paljudel pagidel on see rattaflants on tehtud ka, mitte ei ole terasflantsi jäetud, vaid on alumiiniumist tehtud. Aga noh, ma seda grammi täna vist taga ei hakka ajama, et täna on hea lihtne odav on kasutatud, kas oli Golf 4 originaalflantsi, sellest on ümber treitud ta muidugi kergemaks ja väiksemaks ja püsikiirusliigend, et ta oleks piisavalt suure nuudiga ja see on siis Golf 4 väiksem versioon. Veoõll on siit ise tehtud täitsa tugevast terasest ja karastatud ja kõik muud trikid taga tehtud, mis vajalik on, et ta võimalikult tugev saaks. Noh, seda Cantelga vaataks lähemalt, mul on ta eraldi tükkidena ka siin olemas. Siin, kui rääkida mingit pidi siin geomeetriast, siis kogu see geomeetria jutt on selles mõttes keeruline, et no ühtepidi on see, et sellel autol on ju vedrustuse käik, kas on umbes 25 sentimeetrit. Päris pikk käik selliste kiigede kohta. Siis teine asi, millele ta peab vastama, ta peab olema piisavalt tugev, on ju. Siis ta peab olema selline, et kuskilt need asjad siin kokku jookse, unipalid ja kõik need, kui palju need unipalid painduvad, et nad välja annaksid selle need nurgad, omavahel kinni jookseks ja nii edasi ja oleks varu ka. Nagu kolmas mure. No, neljas mure, et jah, et see geomeetria ise peaks tagama selle, et temaga oleks hea sõita. Aga võt, mis asi nüüd see hea, mida seda heaks nüüd lugeda? Et päris selline teema nagu asfaldi peal on siin nagu tõenäoliselt ei mängi nii väga. Et selle auto puhul on, kuna ta on nelikveoline,
siis mina olen selle käänteile niimoodi üritanud teha või sellise geomeetriaga kogu selle asja, et teda, ütleme, seal raja peal tekib selliseid sügavaid rööpaid näiteks. Igal juhul iga võidusõit on kuskil mingisugune sihuke koht olemas, et see rada ei ole tavaliselt ideaalselt sile või kui ta alguses on, siis ta mingil hetkel jälle, teda küll silutakse, aga ta ikkagi. Ühesõnaga selleks, et jõuda seda rooli siin hoida ja keerata, on niikuinii on kasutusel ju roolivõim, aga etta ei kangutaks ka, kui see nelikveoline auto, millel on dihvrilukud. Kui ma talle kõvasti gaasi annan, siis ta jookseb need lukud nii palju kinni, et kui näiteks üks parem esimene ratas siit tõmbab, siis ta tahab seda rooli ka kangutada. Ja võt need rooli geomeetria või kääntel ja need punktid ja asjad siin on tehtud ka niimoodi, et ta käes ei lõhuks lihtsalt nii palju. Et ma saaks tegeleda roolimisega, panna siia näiteks mingit pidi pikikallet kõvasti. Siis see pikikalle, kui niisama sõita otse, et ma asfaldi peal sõita, siis ta keerab mõnusalt rattaid, hoiab otseks, ta keerab tagasi ja siin ta hakkaks nagu vastu käima pigem, ta teeks mul võib-olla seda roolimist raskeks. Ja kui ma ta ka nüüd kiirendan või pidurdan parasjagu, et siis ta hakkaks kangutama teda eripidi ja et sellega on siin ajapikku. Ütleme niimoodi on ta projekteeritud, et oleks esiteks sõidetav, et ta teeks oma töö ära, et ta oleks tugev, et ta annaks selle käigu välja. Ehk siis neid asju, millele ta peab vastama palju ja eks ta üks kompromiss on. Ma olen seal EM-i autodel näinud seda, et kui on lastud kallale, siis mingisugune, ütleme, kuidas ma teda nimetaksin isegi, selline tugev autoteooria tundev insener, kes ei ole selle konkreetse spordialaga väga kursis. Siis ta teeb küll ühe väga-väga keerulise asja. Ja geomeetria poolest võiks olla nagu kole hea, aga tihtipeale ta päris elus absoluutselt ei toimi, sellepärast et need teised asjad, mida tema nagu ei oska silmas pidada korralikult, ütleme lõpuni, siis need võivad selle asja niimoodi ära rikkuda, et kas see asi siis laguneb lõputult, kas ta siis mingisugusel hetkel, kui rada on keeruline hakkab üldse vastu töötama, või siis, ütleme neid versioone on igasuguseid. Kui minna kompromissile vale koha peal, teha see, ma ei tea, ajada taga mingisugust imegeomeetrit siin ja sellega koostöös muutub see käänteelt siin siukseks väärakaks kätte, ütleme. Tekivad järgmised probleemid, siis ta tükib ära murduma kuskilt või katki minema või läheb ta raskeks kätte või. Ühesõnaga, siin on tegelikult mustmiljon üksteisele vastu käivad nagu nõudmist, millele ta peab vastama või ütleme, mida oleks soovitav saavutada. Kuni selleni välja, et jah, teen küll ägeda kääntel ja siis ei mahu see ketas enam ära ja siis tuleb seda ketast nihutada kuhugi, ei tea kuhu kohta. Ühesõnaga, või siis näiteks, et teeme kääntel ja paneme õlaka siukse koha peale, kus ta hästi nagu sobiks käänteljega. Ja siis selgub, et aga roolikarp on ka siin kusagil. Siis tuleks roolikarp vastavalt õlakule panna, see ei tule välja, siin on ees tihver, siit läheb kardaan. Sellel peab ruumi olema. Ühesõnaga, see asi tuleb kuidagi niimoodi ära konstrueerida, et kõik korraga paika saab. Ja kõik korraga on võimalikult hea. Ja siis, kui seda tegema hakata, siis saate aru, et seda saab 10 korda üle joonestada. Et saada, et mis see nagu lõplik tahtmine on, mis siit üldse peaks tulema. Ja lõpuks, kui mõni pisiasi saab natukene valesti, siis kui on algus tehtud juba kuskil natukene vales suunas, siis ei õnnestu tihtipeale paljusid asju enam parandada, sellepärast et kõik muu muutuks. Ehk siis see võib pealt lihtne tunduda, siis kui ta on lõpuni valmis tehtud, niimoodi jõutud nii kaugele, et ta töötab, toimib ja on nagu hästi.
kas või see pisiasi, et kui suure nurga alla lähevad need unipalid siin ja ka need unipalid, mis seal käänteeli küljes on või mida see kardaani teema, ütleme esimesed poolteelid, mida teevad, et kui palju nad pikenevad ja lühenevad. No, kui siit pealtpoolt vaadata, siis mul ei ole kardaan ideaalselt otse ei jookse. No, siin on mindud teadlikule kompromissile, et on esitihver on ettepoole tõmmatud. Selleks, et roolikarp ja jalad kuhugi ära mahuksid, et ma saaksin võimalikult ees istuda. Nüüd on, kui rattad nüüd risti keerata, siis tegelikult eks see kardaan nii natukene üles-alla liikudes ikkagi muudab enda pikkust. Sellel autol nüüd on mindud, sees on tripoodid, et need kannatavad nurka natuke rohkem ja need kannatavad kedestagas liikumist rohkem. On näiteks nende, ma ei oskagi öelda, kuidas seda nimetatakse, need sellised harilikud püsikrusliigendid, mida kasutatakse siis käigukasti küljes, need seespool, selliseste 6 kuuliga asi. Nendega on tegelikult aastatega on hästi palju muresid. Et nad tahavad suht täpselt saada õiget asendit, kus nad käivad ja kui ta saab mingi löögi, siis ta lihtsalt lööb sellele separaatori puruks ja nii edasi. Ja neil on takistus ka tegelikult suur, et see tripood on nüüd, täna ma arvan, et see tripood on siin õige asi, mida kasutada. Ja neid on valida ka igasuguse mõõduga ja igasuguse nuudi läbimõõduga, et jah, sellest esisillast võiks filosofeerida siin, ma ei tea, kui pikalt veel. Et ei ole see, sellest saate aru siis, kui hakkad seda tegema. Et ühe asja valmis vaatad, oi küll sai hästi ja siis tuleb välja, et 13 asja ei mahu enam. Või see 3 teisel asjal ei ole seal lahendus, nii väga ilus enam ei paista. Et mingi asi läheb liiga lähedale, mingi asi läheb liiga suure nurga alla, mingi asi ei mahugi üldse ära või tuleb hakata, võtame siit roolikarbi, üks versioon oleks panna roolikarp ette. Just nagu kõik laheneks nagu ilusti. Lähemalt vaadates selgub, et aga siis on vaja roolikardaan kuidagi üle selle tihvri vedada. Siis on vaja mitut kardaani risti, mis on suure nurga all. Jälle jama. Nii kui kardaan siit ülevalt jookseb, siis on näiteks see torustik, mis siin üleval on. Need ristid ei mahu enam ära ja lõputu jada hädasid võib siin tekkida. Ja kõik need kinnitused, et ütleme, kuhu tulevad need punktid, kus kiiged kinni on. Siin on näha, et alumised on hästi täpselt pikki, paralleelselt, ütleme, auto pikki teljega. Ülemised samamoodi. Ja siis kuhu nad lähevad, et need kõrvad toru külge oleks võimalikult lühikesed. Samamoodi, et ülemise kiige kõrvade kinnitused. Ma olen nimelt pannud siit eest selle ühe jämeda toru otsada. Et natukene oli teda väljapoole vaja nihutada, aga et siin ta oleks kõige otsesemalt, kõige tugevamalt nagu siin. Ütleme, taga oleks tugi olemas. Ja see, mis siin tagumine kiige kõrv on, et siin on siis samamoodi, et siin ka toru, ütleme, tugi taga oleks, et ei oleks mingit toru, mida oleks võimalik painutama hakata. Et see on siis ära tugetud, siit ülevalt on näha, et siuke kaares toru tuleb siis sinna taha tegelikult ilusti. Et on ka torupõimiku külge nagu pandud. Seda silda iseenest reguleerida saab igatpidi. Ja esimene käänd on veel ka niimoodi tehtud, et see on nagu natuke vormile pealt maha tehtud, et põhimõtteliselt oleks võimalik rattakülgkallet muuta niimoodi, et midagi muud reguleerima ei pea, et tal on käänteil ja 2 polti lahti, siin on seibid vahele ja olekski, aga reaalses elus sellel autol ei ole seda väga vaja. Et ei ole vaja nii peenelt reguleerida tavaliselt. Eks vaatame seda käänteiliga ka kohe. Siin laua peal on mõned need varuosad siis. See on siis käänteelik. Siin on näha nüüd käega võrdluses, et see on suhteliselt väike. Samas siin on seda alumiiniumine oma jagu, aga tema enda suurus või ta on hästi siuke kompaktne väike tegelikult. Ja lihtne. Selle saab plaadist.
välja freesida. Ei ole siin midagi sellist keerulist, ütleme mõni nurk ja kõik. Ja siia läheb külge siis käendtelg, mis on eraldi tükk. Ja seda saab siis panna poltidega kinni siia mõlemale poole, et selles mõttes, et kas ta on siis niipidi, ehk siis vasak, või siis visatada ümber, siis ta on parem poole oma. Ja siin on ka see eelis, et kui ta nüüd kõvasti pihta saab, võib-olla siin üks esimene asju on ikkagi käendtelg tõmmatakse pooleks siit. Ja kui see on siis puruks, siis saan ma selle ära vahetada ja mul on ülejäänud käänd jääb alles ja sellega on korras kõik. Kui ma oleks ta freesinud siia kuidagi külge ja teine asi, et kui mul on vaja siin tõesti muuta seda Akkermanni või midagi või regullida veel siin midagi muud või, et siis ma saan selle tüki siit ära vahetada või seda nihutada või ja saan muuta siis siin erinevaid asju, kui tarvis on õlaka pikkust muuta või et on üks selline eraldi detail kääna jaoks. Ja käändis on siuke universaalne lihtne. No, panen siia ta külge praegu. Siia on tehtud siis, see on nüüd originaal, ütleme flantsi ära kasutatud. Nagu ennem sai öeldud kah, et põhimõtteliselt saaks selle alumiiniumist teha ja talle siis nuudid sisse tõmmata ja kuna ta on poldiga tõmmatakse kõvasti kinni, siis see sisemine, ütleme see liigend ise teeb ta nii palju tugevaks, et saaks täitsa alumiiniumit kasutada, aga täna mul ei ole vaja neid gramme taga ajada, võib-olla kunagi tulevikus võib tõesti siukse flantsi teha. Noh, selle flantsiga on nüüd tehtud selline asi, et on natuke hõredamaks lastud, et oleks võimalik teda siis võidusõidu ajal, kui on vaja kähku ilma igasuguse pressimiseta kätte saada. No nii. Ehk siis see peaks siia siis suhteliselt lõdvalt sisse minema. Ettevaatlikult panna siis. No. Läks. Välja tõmmata on lihtsam tavaliselt. Nii korras. Siis läheb siia see Golf 4 siis püsikiirusliigend. Nimelt võetud jämeda nuudiga, mõnikord on olnud probleeme nende väikeste otstega, et ta murrab siit tagant maha, aga selle nuut on nüüd nii jäme, et siit ei mõjuta midagi see asi. No nii, siis siia on pandud siis piduriketas. Piduriketta jaoks on tehtud siuke eraldi südamik, et seda on vaja ka selle jaoks, et see läheb siis, sentreerib selle velje siia ära ja et sellega on timmitud paika, et see velg jääb õige koha peale selle käendteli suhtes. No, see läheb siia peale. Nii. Ja selleks, et oleks siis jäik ja hea see, siis pidurid. Kui mul on käendtelg niipidi, pidur läheb siis siia poole. Siin on mul pidurisuport. Ma panen selle siit kinni, et ta ära ei kukuks, keeran paar volti sisse. Lihtsalt ette, et ta ära ei tuleks siit. Nii. Siia poole läheb siis see pidur. Kaugus pannakse paika selliste nende puksidega. Nagu näha, saaks selle panna ka siia poole täpselt samamoodi, siin on ka need augud olemas. See on ka, sellepärast said alumiiniumist tehtud, et lihtsalt CNC pingis on võimalik kõik need pinnad ilusti risti saada, et see support oleks siin täpselt risti paigas ja nii edasi, et varemalt, nagu öeldud, ma olen kasutanud tegelikult tehtud niimoodi, et seda need
ütleme, käänd ise on tehtud siis terasest keevitatud kokku mitmest tükist, mis iseenesest oli väga hea ja see kannatas ka, ütleme, sellise löögi ära, et võib-olla läks kõveraks, aga lubas nagu lõpuni sõita ja siis oli võimalik teda vahetada, aga siin see alumiinium sai valitudki sellepärast, et lihtsalt selle supporti kinnitused ja asjad, ütleme, kui keevitada valmis mingisugune metallist käänd, siis oleks pidanud need ikkagi pinki panema, kõik pinnad üle töötlema, et need asjad siin risti oleksid, õige koha peal oleksid. Et samas ma arvan, et ma suutsin piisavalt lihtsa kääna leiutada valmis, mida saab täiesti mõistliku hinna eest nagu valmistada ja mis on tugev ka ja siia sain ma selle piduri siis nagu siit juures olevat pildid näha on siis ilusti kinni pandud. Siia piduri kinnituse vahel on meil siis poritiiva hoidja ja ettepoole ka läheb siis samasse auku, kuhu see pidur sai muidu pandud. Ehk siis siia poldiga kinni ja saab teda vähe keerata ka, kui vaja on. No, võib sellega nüüd siit panna. Ja võt, selline detail on siis välja mõeldud. Noh, see sai nüüd ära ka proovitud, see pidurdab väga hästi. Päris jäik on kõik see asi, et siit midagi nagu väga järgi ei anna või ütleme, midagi vedelat ei ole, mis painduma hakkaks pidurdamise ajal. Et sai täitsa asfaldi peal pidurdamisega hakkama. No nii, siin on siis tagasild. Ja pagil on nüüd see tagasild on siuke hästi kummaline. Et noh, see ei ole kõigil pagidel selline niimoodi, aga päris paljudel kasutatakse seda niinimetatud pendelvõlli. Et ma ei oskagi öelda, see tuli päris palju aastaid tagasi ja tänaseni seda kasutatakse. Et kui siin seda vaadata, siis siin laua peal on siis terve tagasild ja ongi kõik. Et see on, mis tal eelis on, ta on ülilihtne. Et kui siit on näha, siis siinpool, see on siin käigukasti võll, mis käigukastis sees on otsapidi, ja siis käigukasti lants. Siin on üks suur kardaanirist. Kunagi oleme kasutanud siin sellist eksootikat nagu PTR-i Vene soomuki kardaaniriste, või noh, rist on tegelikult 51 oma, aga neid kardaanikahvleid, need olid pärit siis sellest Vene PTR soomukilt. No nüüd on võetud siin siuke lääne versioon, et see on natuke täpsem ja kergem ja võib-olla tugevam ka. Siis siia otsa on keevitatud üks toru. See on nüüd ainult 3 seinaga toru ja läbimõõt on temal 60. No see 3 millimeetrit on, kuidas võtta, tundub nagu jämeda seinaga toru, aga kui kogu tagasild elab selle võlli peal siin, et siis see on tegelikult suhteliselt õhukene sein isegi. Ja selleks, et selline asi vastu peaks, siis see on tehtud siin sellisest materjalist nagu PTR 120. Siin see PTR ei ole midagi seotud enam selle soomukiga. See on üks materjalimark, millest tehakse selliseid asju nagu näiteks Volvo ukse sees olevad turvatalad võivad olla mingil versioonil siis sellisest materjalist. Ehk siis ta on nüüd võrreldes selle kroomoluteentoruga on ta nagu hulga kõvem. Et kui kroomolul on siin tõmbetugevus, noh, olenevalt mis olekust ta on, seal 700 newton või megapaskalit, siis sellel siin on 1200 äkki. Et on kole kõva ja samal ajal ta on sitke ja ta ei lähe keevitusega rabedaks ja ta on siuke väga eriteras. Noh, selle jaoks, et siis saab kasutada seda 3 millimeetrist seina ja siis on ta suhteliselt kergem. Siis siin on siis õõts või tähendab kiige, mis teda hoiab. Noh, siin on uni peal otsas. Ja siin on üks suur laager, üks üherealine kuullaager.
siia on tehtud pukk selle peale ja tegelikult see on siis niisugune pendrivõll, mis siis ütleme pöördub või liigub üldse siis siit esimese unipalli peal ja siit ristist ja kogu lugu siin rohkem midagi ratast hoitakse all, põhimõtteliselt on niisuguse pika sirge toru otsas, siia läheb ratas otsa ja noh, meil on pidurisuport ja siin peaks olema piduriketas, siin ketast ennast küljes ei ole, ainult kettakinnituse see tähik on siin praegu. Ja siit on siis amordi kõrvad, need lähevad siis siit ülesse. Ja on ülilihtne ja väga kerge siis tagasilja lahendus. Et see võib tunduda mõnele, et mis paana geomeetria see on, et kui see üles-alla liigub, et siis rattanurk muutub. Aga kurvisõiduks tegelikult see rattanurk on hea, kui ta natukene muutub. Ja kuna ta pagi on hästi lai, see on päris pikk võll või, siis tal tegelikult see nurk, ütleme, no ta natukene ikkagi muutub jah, aga mitte nii katastroofiliselt palju, et sellega saab ilusti hakkama. Et eks siin ole jälle kompromissile mindud, et on hea, kerge, tugev asi. Ja eks ta selles mõttes jälle siis ütleme nurka võib-olla tõesti muudab natuke palju. Tal on muidugi, mis tal eelised on ju, ta on kerge, ta on suhteliselt tugev, teda on valmistada suhteliselt lihtne, siis siin on üksikuid detaile on vähe, teda on vahetada hästi lihtne, mõned poldid välja ja teile nurk saab vahetatud, siis noh, isegi siuke väike pisiasi, et kui näiteks see topeltõõtsad on sellised, et noh, ütleme kui topeltõõtsaga tagavedrustus oleks, siis on esiteks on 2 õõtsa, siis on ikkagi veovõll, püsikirusliigendid, see kõik kaalub palju rohkem kui siin on ja tal on pinda ka rohkem, see tähendab seda, et kui ta pori saab, siis ta oluliselt rohkem korjab seda kaalu endale peale. Ja alumine õõts on allpool ka, see saab hullult kivirahet. Et me oleme kunagi sõitnud ka topeltõõtsaga, aga see on meeletu, ütleme, ta meeletult kivitada lõhuvad ja nii edasi. See võll siin asub siis ratta tsentrist on nii palju kõrgemal, kui tavaliselt see alumine õõts oleks. Ja seetõttu ta nii palju pihta ei saa ja tal ei ole pinda kah, mis väga pori koguks. Et need oleks tal nagu positiivsed omadused. Iseenesest geomeetria kohta ei ole see geomeetria üldse paha. Et näiteks tal on, kuna see kardaani rist on kasti küljes ju suhteliselt kõrgel, see on ratta tsentris, siis on sellel autol see niinimetatud roll center on päris kõrgel. Et see roll center annab seda, et krossi autol oleks vaja see, et vedrustus oleks nagu ühtepidi oleks ta nagu üles-alla liikudes hästi pehme. Et siis ta kopeerib seda maad paremini, hoiab ratast paremini maas. Vahetevahel tuleb selle autoga ka hüpata. Et siis peaks olema see vedrustus pehme. Samas kui kurvi minna, siis see auto ei tohi ju liiga palju kalduda. Siis oleks jälle probleem, kui ta... Ja nüüd on vaja siis saada selline asi, et ta oleks siis üles-alla liikumisel pehme, aga kurvi sõites jäik. Et just nagu üksteisele vastu käivad nagu soovid. Aga geomeetriaga on võimalik seda teha, et kui kurvi minnes, et kui roll center on kõrge, siis ta tegelikult see külg nagu alla ei vaju. Sellepärast, et ühtepidi tekib, ütleme kurvis tekib siis selline vastujõud, mis üritab seda vedrustust jälle nagu hoopis teises suunas tirida ja summa on see, et ta tegelikult käitub üle ootust hästi isegi asfaldi peal sõites. Mul on paar videojuppi siin üles pandud, seal saate näha, et sellise tagasillaga pagi ei vaja mitte mingisugust stabikat taha. Et see toimib nii hästi, et ei ole üldse mingit muret sellega. Selle võrra võib-olla on lihtsam üle kuudi sellega keerata, et kuhugi rööpasse hästi tugevasti külges sisse sõita, siis ta nii palju võib-olla järgi ei anna, vaid viskab pigem üle.
aga noh, see pagi on nii lai, et tegelikult see ei ole nagu reaalne mure tegelikult. Siis noh, mis tal need vead on? Vead on see, et jah, et seda ütleme geomeetrit ümber reguleerida, et see nagu ta on, see ta on. Ma mingisugust rattakallet saan ma ainult nii palju muuta, et ma lasen autot madalamale, siis muutub rattakalle. Noh, seda ma saan küll, et jooksuregullides ma saan kiiget põhimõtteliselt lühemaks, pikemaks keerata siin, et ta siis nii palju ta ütleme mõjutab. Et nii nagu topeltõõtsadega, nii palju teda regullida muidugi ei saa paraku. Aga mingi kompromiss peab olema. Ja võib-olla üks ja kõige suurem probleem, mis sellega on see, et kuna see toru siin, see on jäme toru, ta on kole jäik, seda nii väändele kui ka sellele, kui külglöök tuleb näiteks. Et ta ei leevenda absoluutselt käigukasti jaoks mingisuguseid siis ütleme stardist ära minnes, et ta nii jäme toru ei vedruta mitte kuhugi. See tähendab, et kogu paugu võtab käigukast vastu. Ja sellega võib olla natukene probleem, et lihtsalt see käigukast peab olema nii tugev, et ta kannatab selle peksmise välja. Et näiteks see võll siin seda ma olen teinud ükskord jämedamaks, sellepärast, et ma olen neid lihtsalt stardist puruks lasknud palju. Päris jäme võll, see nüüd peab. See on hästi tugevast terasest ka tehtud, aga see on üks probleem, et ehk siis see tiguladrik saab peksa selle võrra oluliselt rohkem. 1.6 pagil ta on ise kerge, et seal see nii suur probleem ei ole, seal kasutatakse palju. Suures klassis kasutati seda ka, aga täna on nagu loobutud sellest ikkagi seal suures klassis, et kas äkki mõni üksik on, kes seda kasutab, aga suures klassis on muidugi see teistmoodi, et autol on see nõuetekohane kaal on nii palju suurem, et tegelikult on väga lihtne saada teda, ütleme lihtne, aga teda on palju lihtsam ikkagi saada kaalu, sellesse lubatud miinimumkaalu või selle lähedale. 1.6 pagil on ta tegelikult on kohati probleem ja see sild aitab seda kaalu lihtsalt nii palju kokku hoida. Ja väike pagi on kerge niimoodi, et selle silla nagu pahad omadused, võib-olla nii jubedad ei olegi. Kui ma selle kõveraks sõidan, mul on 4 bolti ühest otsast, siit unipallipolt, amort lahti ja läks vahetusse. Viskan terve ringi, ongi kogu lugu. Pidur on ka siin otse küljes, ketas ka. Et siuke iseenesest on lahendus äge. Mis veel põnevad selle juures? Siin on detailiga vähem, et teda põhimõtteliselt on teda lihtsam teha, et lihtsalt neid tükke ei ole nii palju, mida peaks tegema. Ja kruusa peal sõites siis need, ütleme, mõningased geomeetria probleemid või need, et päris kõike ei saa regullida vabalt. Et see üldiselt ei mängi siin üldse mitte mingisugust rolli. Et see on siuke eripärane asi, mida enamjaolt on pagildel näha sellist silda, et kellegi teisel naljalt seda ei kohta. Põhimõtteliselt samasugust asja kasutas Volkswageni Põrnikas oma siis suht siuksel varajasel versioonil. Seal oli küll see topelttoru ja võllid sees, aga sellist tüüpi vedrustust, kus tema geomeetria oli selline, et sellist on Põrnikal kasutatud. Põrnikal oli muidugi see, et Põrnikas oli ise nii kitsas, et tema seal ratas väänderdas seal kole palju, et sellel ta niimoodi ei ole. Pagil tegelikult sellega mingisugust muret otseselt ei ole. Teine asi, mis on see, et kui külglöök tuleb, et kui virutada külge ees kuhugi valusalt pihta, siis on samamoodi käib ju põhimõtteliselt külgjõud läheb otse tihvrilaagritesse. Et nii palju on, et käigukastil peab olema üks lisalaager. Ehk siis sellel võllil siin on siin üks laager veel, üks kuullaager, mis teda ei lase liigutada üles alla ja
mis natukene seda jõudu võtab siis sellelt koonuslaagrilt, mis dihvrit hoiab ka maha. Et noh, nii palju on taga siis ka probleemi. Aga samas mitte ühtegi teist versiooni teha nii head vedrustust, mis oleks nii kerge, pole tegelikult olemas. Siin on neid kilosid on ikkagi päris palju, mis sellega maha saab. Noh, mis ütleme, jah, ega siin suurel klassil on igasuguseid teisi versioone kah, seal kannatab kaalu poolest seda teha. Meie pagiklassis on ka tegelikult sõltumatud või seda siukest topeltõõtsedega asja sinna tehtud, aga kui te sõitu vaatate, siis mul on paar videot siin üles pandud, et ta isegi asfaldi peal pöörab nagu üllatavalt hästi ja käitub üllatavalt hästi. Et omamata mitte mingisugust näiteks stabilisaatorit, nagu ennem öeldud. Noh, kui videot vaatate, siis seal oli küll teine probleem, et see kruusarehviga asfaldit ei saa väga sõita, et ta läheb sulama kohe see tagumine, et oleks vaja slikki, et ta päriselt see auto saaks asfaldi peal üldse mingit pidi nagu kiire olla. Aga mul ei olnud üldse see oluline, et seal raja peal ka kiiresti kulgeda, mul oli vaja seda mootorit natuke katsetada ja siis, mitte ainult sisse sõita, aga proovida, mis ta teeb üldse ja kas ta toimetab ja töötab. Et mul ei ole erilist mõtet, ütleme, slikki osta ja teisi velesid osta ainult sellepärast, et või üldse seda autot timmida asjade peal sõitmiseks, sellepärast see auto tegelikult selle jaoks mõeldud ei ole ja ega ta ühegi võistlusel asfaldit mööda sõitma ei hakka ka. Et ta on ikkagi puhtalt kruusamasin, et selline tagavedrustus annab välja siis meil siin 25-26 sentimeetrit käiku, siis maksimum. Ja see peaks olema siis sellele versioonile enam kui küll. Noh, siin samas juures võib rääkida ka nendest amortisaatoritest, et meie kasutame sellel pagil siis need Raigeri amorte. Noh, see ei ole ainukene firma, mis teeb, aga Raigeriga on jube hea kogemus, et ta ütleks, et on väga hea versioon tegelikult. Küsimus on ainult see, et tema hind on ka päris kõva. Peale Raigeri neid palju levinud on need Proflexid samamoodi, et Proflex ka sobib, mul on üks tagavarajooks on siis Proflex veel, mis on suht kasutatud, on ostetud, ära remonditud ja lihtsalt kui Raiger puruks sõidan, et oleks midagi alla panna, aga Raiger on siis selline, et ta on siis, kaasamort on ta niikuinii, aga ta on siis kolmepidi reguleeritav. Ehk siis välja tõmmates on üks reguleerrubi, mis seda reguleerib ja siis kokkusurumise poole pealt on tal siis kiire ja aeglane eraldi. Ehk siis high ja low speed. Üks reguleerib seda, kuidas ta mordi liikumine aeglasel kiirusel, sihukestel laugjatel lained, lohud, mis on, et kuidas siis auto käitub. Ja see kiire on siis, kui kuskilt hüppest alla tuled või tuleb mingisugune kiirem löök. Raiger on selles mõttes üliäge, et tal on see reguleerimisvahemik on hästi pikk. Et võrreldes Proflexil on see oht suurem, et sa krutid teda ja jõuad lõppu ja enam ei saa, et tahaks nagu veel keerata, et aga ei ole lihtsalt ruumi enam. Siis peab hakkama neid klappe seal ümber tõstma, et järgmisse vahemikku nagu saaks. Raigeril on üldiselt see reguleerimisvahemik on hästi suur. Et seda peaks saama, on rallycrossis vist juhtunud ka, et on vaja klappe lasta ümber teha siis. Ja siis ta on nagu palju möödas olnud. Peale selle kolmepidi reguleerimise on minul amortidel sisse ostetud veel lisaks siuke lisakolb või lisakolvisüsteem, et kui kuskilt kõrgelt alla kukun, siis viimased 5 sentimeetrit rakendub siuke lisaabikolb, mis aitab siis seda, et tal suure pauguga läbi lööks või põhja lööks. See on võetud lisana juurde sinna.
ja esiamortidel on veel lisana selline funktsioon, mis siis tunnetab seda, kas esiratas on maas või ei ole. Ehk siis on sihuke varre vahel on sihuke klapp, et kui seda amordi allatulekut on nii palju peale reguleeritud, et näiteks hüppest tulles rattad ripuvad ja võib olla teoreetiliselt see, et seda väljatuleku klappi on nii palju peale keeratud, et pehmed vedrud on suhteliselt siin krossis kasutusel, et see pehme vedru ei jõua võib-olla nii kiiresti amorti täiesti lahti lükata enne alla kukkumist, enne kui auto maandub. Ja siis on varre vahel selline süsteem, mis saab aru, et ratas ripub. Ja see tõmbab sealt siis varre vahel oleva klapi lahti ja laseb siis selle rebound'i poole või siis selle allakukku, lahtituleku klapi tõmbab nagu lahti niimoodi, et ta saab kiiremini alla tulla, aga see rakendub ainult siis, kui ratas ripub. Et senimaani, kuni ratas on maas, seni töötab ikkagi see, mida sa oled reguleerinud. Et see oli seal suhteliselt siuke kallis lisa. Raiger ütles, et tagumise läheb endale võllile, et seda ei ole vaja ja et parem ära pane. Tagumine ots on üldse teistmoodi, et toimib, et seal seda ohtu nii palju ei ole. Et esimene ots on siuke hästi pehme ja et seal võib tekkida selline jama. Raiger ise on selline, et need klapideks, mis seal sees on, aga tal on ka näiteks termostat sisse ehitatud, et kui sõiduajal amort kuumaks läheb, siis õlid läheksid vedelemaks ja tegelikult tuleks see, mis sa reguleerisid, võib-olla ei ole enam päris sama, mida sa külmana reguleerisid, aga Raigeril on siis see, et on siuke termostat sees, mis kuumenedes krutib siis peale. Ehk siis ta üritab säilitada täpselt sama settingu, mille sa siis oled paika regullinud. Ja minu amortidega on, ütleme on siis sellised need lisad seal, aga eks seal on võimalik neid osta veel igasuguseid, et pakutakse siukest lisakolbi, mis ütleme, kui kõrgelt alla kukud, siis ta saab täiesti lahti olles aru juba, et see kiirus, millega alla kukutakse, on kole suur ja lööb lisaklapi tööle ja püüab selle auto siis näiteks kõrgelt kukkudes kinni ja nii edasi, et see on veel kallim lõbu, et ühesõnaga siin amorti saab koostada ja lõpuks saab selle amordi teha täpselt oma pikkustega, oma ülekandega täpselt, mis sul vaja on, et põhimõtteliselt sa ütled sellele firmale, mis sul auto kaalud on, mis ülekandega sul see amort kuhugi läheb. Näiteks minul on see esimese nookuriga, see muudab selle ülekannet, et sai neile öeldud, et võt selliselt muudab ja siis nad tegid vastavalt sellele siis spetsiaalselt sellele oma autole amordid valmis. Neid Raigereid me oleme läbi meie me oleme mõne jooksu müünud neid mujale ka ja et neid tellinud ja autole siis paika sobitanud, et sellega oleme ka natuke tegelenud. Lõpetuseks näiteks veel ühte asja. Võib-olla mõnel on kunagi vaja. Kui teil on unipall. Ja unipall tavaliselt, kui ta kuhugi vahele pannakse, siis pannakse mingisugused puksid ja pressitakse sisse, tehakse ja tõmmatakse ta siia vahele kinni. Ja nendel cross-kartidel näiteks on hästi tihti selliselt, et need rattakäigud on aetud võimalikult pikaks ja see unipall ja kiige võib-olla on kuidagi niisuguse suurema nurga all ja nüüd on see, et ta on väga-väga napilt niimoodi, ta on nagu see maksimumnurk on, kas ta on põhjas või siis on isegi näiteks roolisüsteemil võib juhtuda see, et mingisuguses asendis näiteks hüppe peal, kui ratas ripub ja rool on risti keeratud, siis käib see unipall niimoodi risti vastu siia korpust. Ja siin on tegelikult vist juba ka näha jälg näiteks, et ta on seda siin valtsinud natukene ja mis ta siis teeb, on see, et ta valtsib selle serva siit ära ja siis tullakse kurtma, et näed, rool on raske, et ei jõua keerata. Mitte ainult, küsimus ei ole ka selle, et kas jõuad keerata või ei jõua, aga ta võtab selle tunnetuse ära.
kole paha on sõita, kui ta on siuke kangevõitu. Ja nendega, isegi autodega on siukest muret, et kui nad kiigedel on, siis ega see vedrustus korralikult töötada ei saa, kui need unipallid kanged on. Et kui see ratas peab kopeerima seal sellist maapinda ja mõnel autol need unipallid on nii kinni sõidetud, et võtad amordi vahelt ära, ta hoiab nagu peaaegu, et niisama ka seda autot üleval. Siis ei ole sellest kallist amordist nagu mitte midagi kasu. Et seda tuleks nagu jälgida. Ja kui ta niimoodi vastu läheb ja midagi muud teha ei ole, no siis on olemas, pakutakse siukseid pukse, mis lähevad siia serva peale nagu ja mis on nagu siuke kuuli jätk siin, et ta aitab nagu natukene nurka suurendada. No, umbes nagu see siin. Ainuke asi, mis teistmoodi on, et see asi siin, see osa siin, see kida siin on nii peenikene, et kui, see on vaja ju kinni keerata. Ja nüüd kinni keerata ja kui see on siin väike mõni millimeeter ainult, siis isegi kui sa teed tema terasest, siis ta tükib seda maha lõikama, seda ranti siin. Või siis teine värk, et kui ta teda maha ei lõikagi, siis ta painutab seda serva natukene. Ja see serval tuleb kida niimoodi ülesse, see jookseb ikka siia kinni. Nii et ikka on jama. Ja selleks, et seda nüüd päris niimoodi teha, et ta nagu toimiks, töötaks ja hea oleks, siis on selline lahendus, nagu mul siin on. Ja, siin on näha, siin on seda palju. Siin on 2,5 millimeetrit seda ta ära ei lõika. Selleks, et seda panna saaks, on treipingis tehtud siuke eraldi tsang selle jaoks, kinnitus, kus saab seest kinni võtta. Ja siis on lastud sellise kõvasulamteraga siin ja teraga laagrile aste sisse. Siin on näha. Ja siis on võimalik siuke puks teha. Et me oleme siin mõnel sõidukal rooli neid unipalle niimoodi ümber teinud. Et siis olen nagu varu kõvasti. Mul lähevad need enda esimeste kiigede otsa. Mul on ka seal suht napilt, et siis ma saaks seal isegi selle kiigega keerata näiteks seda prooviks, kui vaja on näiteks kas pöörtile pikikallet muuta natukene või vaadata, mis ta teeb ja kuidas ta mõjub. Ja kui te nüüd siin võrdlete selle maksimumnurka ja nüüd selle maksimumnurka, et siis on siin juba ma panen ta siia silmaga näha, et see on palju suurem. See on üle 10 kraadi. Tuleb suurem kui sellel vasakpoolsel siin see parempoolne. Ja erinevaid unipalle. See on 12 unipall. Et isegi seda annab seest üheks treida päris lõbusalt. Suuremaid annab niikuinii. Et mu julgeks öelda, et igasuguse unipalli saab niimoodi selle nurga suurendada, kui on häda käes. Nii, ja ma ei tea, ma arvan, et selleks korraks aitab küll. Ma arvan, et järgmine kord lähme siis vaatame kumma, kas räägime elektrisüsteemist või räägime mootorist äkki. Mootorist oleks nagu pikalt rääkida. Et selleks korraks kõik ja järgmise korrani.